tere, mina olen Margit ja ma olen kodulooja. Nüüd on meil jälle väikene pikem vahe sisse tulnud, aga ma olen olnud lihtsalt natukene meelestatud teistel teemadel ja selliseid koduseid väikseid projekte on olnud vähem, lihtsalt aias rohkem, ja kuna ma keskendun hetkel ikkagi sellele vannitoa ehitusele, siis neid väikseid projekte tuleb lihtsalt nii vähe vahel, et ma ei ole jõudnud isegi, mõnda olen teinud ja seda ma ka täna näitan, aga et põhimõtteliselt ma näitan siis kokkuvõtet, mis siis on mul juulis olnud lisaks oma suurtele asjadele. Ja olen võtnud ka selliseid arvuti ja telefonivabu aegu, et lihtsalt puhata ka. Aga teen siis väikse update'i, mis siis hetkel natuke ka aias toimub. Näiteks siin see pampel, mis ma siin kaare tegin suvel, siis need on läinud väga ilusaks, nad on juba sinna kaare tippu jõudnud välja kasvada ja nagu väga lopsakaks läinud ja väga õitsevad juba väga ilusasti ja rohelised marjad on ka juba küljes. Et ma loodan muidugi, et nad ikkagi saavad valmis. Praegu tuleb õisi järjest juurde ja ühtegi nagu küpset marja pole veel olnud, sest kõik on sellised nagu ilusad rohelised küll, aga ma loodan, et öökülmad ei tule peale nii ruttu ja kuskilt kuulsin ka lugu, et on tulemas selline vananast ja suvi, et see oleks nagu väga tänuväärne, sest mul on nagu igati tunne, et see suvi on nagu liiga kiirelt mööda läinud minust, et ma tahaks nagu rohkem teda nautida. On olnud lihtsalt igasuguseid väljasõite ja projekte kodust eemal, et tahaks nagu olla rohkem kohal. Et siis, et loodame, et nii läheb ja vaata kunagi ma ühes videos ka arvasin, et mul lastelpajusid see aasta eriti ei tule, sest ma vaatasin neid hetkel, kui veel marju ei olnud moodustunud, aga nüüd ma vaatan, et vähemalt üks puu on nagu täiesti täis, aga ma arvan, et see rahuldab minu vajaduse täiesti, et mina tahan neid lihtsalt natukene sügavkülma panna ja natukene mahla teha talveks, toormahla ka, et ka panen niimoodi, kas siis jääkuubiku kotti või mingisse muusse nõusse, pudelisse näiteks, plastpudelisse ja see, mida ma suvel siin aiavloogi tegin ja kahtlustasin, et äkki see ei ole valgeklaar, sest need õunad olid liiga punased, siis nüüd on need õunad läinud nagu ilusaks valgeks tagasi, et väga kummaline, et nad olid väga roosad. Ja proovisin seda ühte õuna, oli täitsa valgeklaari moodi. Ja siin on siis minu küüslaugusaak, mis on ka juba ära võetud ja kuivab juba nädal aega. Ja ka seda ma pean täitsa korralikuks saagiks. Kõik on nagu väga okei. Küüslaugu sorti ma ei mäleta, mingi selline lillakas roosakas on, aga hästi ilusad suured küüned ja võib-olla isegi jääb mul mahapanekuks. Ja kõrvits on läinud metsikuks. Eriti sinna ülesse džunglisse ma ei ole teda isegi roninud, aga siin muru peal on ka juba päris mitut kõrvitsat näha, mis on küll veel pisikesed, aga ja on ka neid Hokkaido kõrvitseid, väikseid päris mitu tükki seal muru seest näha. Aga päris sinna üles ma pole vaadanudki, seal on nii tihesed džungel ja seal kõrvitsate ees on mul ka kuskil 2-3 suvikõrvitsad aime. Ühed on ümmargused ja ühed on kollased ja need on ka nii metsikult saaki andnud, et ma reaalselt upun nagu suvikõrvitsatesse. Et mul ei ole neid taimiga nagu liiga palju, aga kui ma nüüd hakkan kokku mõtlema, siis kuskil 6 või 8 taime on mul neid kokku ja sorte on päris palju. Et on, ja see lehtpeet on ka, näete, väga ilusaks läinud seal suvikõrvitsate vahel. Aga et ta tõesti annab kogu aeg, nagu näete, siin on juba mingi 6 vilja on nagu kohe-kohe tulemas jälle. Et need kollased on eriti saagikad ja need ümmargused, aga ka rohelised, et see aasta mul olnud tõsiselt hea aasta, aga need valged kabatsukid on andnud väga-väga head saaki ja siin on ka reaalselt juba 6 tükki vilja näha, et ma olen neid siin sisse teinud, kui ma varsti näitan, mida ma nendega olen teinud. Ja sibulad võtsin mõned päevad tagasi ülesse, sest tundus, et kõik need pealsed olid juba alla langenud ja ka selle saagiga olen ma päris rahul. Et eriti ilusad on need valged sibulad, mida ma esimest korda see aasta katsetan. Et mul on siiani olnud ainult sellised kollased ja punased, aga need valged on ka väga ilusad ja need mulle ka meeldivad. Et ma olen need juba sisse tegemisel kasutanud, tegin omale seda pangesalatit natuke või seda kurgisalatit, sinna ma kasutasin ja plaanin veel teha.
aga need nüüd jätsin siis mõneks päevaks sinna muru peale ja siis viin ka kuuri kuivama. Ka kurgidžungel on päris korralik ja kurgisaak on olnud päris korralik, et mingi kas 2 suurt ämbritäit olen ma juba ära korjanud kokku, nii et ma olen nagu sisse teinud päris korralikult, et kuigi ma siin mõned päevad tagasi korjasin oma arvates kõik kurgid ära, siis täna filmides ma ikkagi leidsin väga mitu juba suurt kurki, et kas nad siis tõesti nii kiiresti on juba kasvanud või ma olen nüüd siis unustanud, aga või mitte märganud, aga tuleb hästi tihedalt seda saaki. Ja minu lemmik on see aasta need viilutatud kurgid teha siis maitsemitega nagu marinaadiga purki, sest paljud kurgid on nagu olnud mul siin üle kasvanud ja see on olnud väga lihtne. Siis minu Monarda nii-öelda džungel on väga äge, et nüüd on nad lõpuks õitsema hakanud, need on, mis ma panin eelmine aasta seemnest omale sinna peenrasse, nad on nii kõrged. Teised Monardad mul ei olegi nii kõrged, aga nende õied on pigem tagasihoidlikumad, et ju see on selline sort, aga jällegi täielik mesilaste magnet, et need on nagu alati sumisevad. Ja mulle meeldivad sellised Tootsi peenrad, kus on kõiki asju siin, näiteks oli raudroht õitses ja peiulill ja et kõik asjad on nagu segamini, siis need päevalilled, et seal ei olegi nagu reaalselt umbrohu jaoks ruumi ja need on nagu kõige lihtsam ja mõnusam, nagu till on seal näiteks ise kasvanud veel on ju. Vaat see on see ilus valgeõieline päevalill, mis sõbranna Rootsist mulle tõi ja ta on tõesti armas. Aga kahjuks on nagu F1 sort, et ma nagu võin seemet võtta, aga see ei pruugi tulla täpselt sama. Ja siis tomatitega juhtus niimoodi, et nad olid mul pikalt väga-väga ilusad, aga siis käisin vahepeal korra ära ja kui tagasi tulin, oli olnud väike tormi moodi asi, et kõik need toestused olid pikali kukkunud ja peale seda hakkasid nagu tomatid otsast natukene mädanema. Aga ma olen saanud siit juba päris mitu, et põhiliselt on mul siin see Hiiumaa roheline. Ja ka praegu siin see, mida ma nüüd käega võtan, on täiesti küps. Et juba saab tarbida, lihtsalt see niimoodi pildis ei saagi aru, aga ta on nagu katsudes pehme ja natukene kollakam, aga tal on ka juba mädaplek juures, et tuleb ruttu ära süüa nii palju, kui kannatab. Ja baklažaanil on üks vili vähemalt, et ma ei tea, kas ta nüüd peaks ikkagi suuremaks ka veel minema, et ma ei mäleta, kas see oli minibaklažaan või mitte, aga vähemalt üks vili on tal küljes, nii et saab maitsta. Ja siin peenras olid mul brokolid ja kapsalised. Kapsad olen ka üles võtnud, brokolid juba ammu ja panin siia asemele siis lihtsalt suvaliselt natukene kurgi ja suvikõrvitsa seemneid, et tühjaks ei jääks. Ja siin on minu varssellerid. Et ka neid pean hakkama nüüd vaikselt sööma. Et ma ju tean, et nad on hirmkasulikud, aga lihtsalt natukene kardan seda maitset, et võib-olla toidu sees on okei, kuigi toormahlan oleks ta nagu kõige parem, aga ja lehed tal natuke hakkavad valgeks minema, et ma ei tea. Ja siin on siis mu kartulisaak, sealt samalt pisikeselt peenralt sain nii palju, täiesti suur ämbri täis, et see oli kuhjaga täis ja ilusad suured kartulid, mitte ühtegi silma ega midagi, kõik on selline puhas ja korras. Et selle üle mul on väga hea meel. Et üks natukene väiksem kartulipeenar on mul veel, kus on ka, kas ma ei mäletaks 4-5 taime, et võib-olla natuke saan veel, aga see on võetud ja juba varsti peaaegu et söödudki. Siin on siis kõik need erinevad suvikõrvitsa liigid, mis mul aias on, kabatsokid, valged, tumeroheline, eleroheline, triibuline, kollane, ümmargune, you name it, et kõik olemasolevad sordid ja siis hädas hakkad välja mõtlema, kuidas neid ära realiseerida. Ja siin ma proovisin siis hapendada, et ma tegin ka vahepeal ühe postituse oma kanalisse, et hapendage ka seda suvikõrvitsat, nii nagu te teete värske hapukurkigi. Ja see on imemaitsev, mulle tõesti väga maitseb see. Et täpselt samamoodi paned purki neid maitseaineid ja küüslauku ja mustsõstralehti võid panna ja siis soolvesi peale ja sinepiseemned põhja ja natukene suhkurt ka ja siis ma tegin ka päris suure portsu neid marinaadiga, kuhu lisasin siis lihtsalt kõigele eelloetule ka äädikat. Et natukene seisaks ja ei läheks nagu nii hapnema, et mulle meeldivad need suvikõrvitsad ka kõige rohkem teisel päeval. Siis on nad eriti maitsvad, aga väga hea viis ära kasutamiseks. Ja siis see marinaadiga ma panen need purkidesse toorelt ja siis sinna potti ja siis kuumutan üle ja see on suvikõrvitsa brauni.
ka see on väga hea, kuidas suvikõrvitsat ära kasutada. Ja siin ma lihtsalt väike videoklipp, kuna mõtlesin, et filmin, et sain tuttava käest väga sellise kastitäie pisikesi purgikesi, et ma nüüd veel mõtlen, mida ma nendesse teen, äkki kui nüüd tomatid hakkab tulema, et siis äkki ketšupit on hea nendesse panna. Et selline paras ports, et tema tahtis need prügikasti visata, nii et mul oli hea meel, et ma sain jaole. Ja siis ma tegin päris suure hunniku kirsimoosi, kuna ma mainisin ka kunagi, et mul on väga hea kirsisaak see aasta, siis tõesti sain. Ja siin on minu siis sahver, mis vaikselt riiulid kogunevad kraamiga juba, et on seda sisse tehtud kraami juba päris kõvasti. Siin on erinevad siis kurgisalatid ja kirsimoosid ja muud salatid. Siin on kurgi sibulasalat ja mul on veel ka natukene eelmise aasta hoidiseid. Ja siin on siis selge olukord meie kiisubeebidega, et nad on sellised suured tegelased juba, nad ei püsi enam üldse seal kastis ja muud kui jooksevad ja möllavad ja marutavad, et kahjuks nad veel potil ei käi, et see on nagu teema, et ma korjasin nüüd isegi kõik vaibad sealt toast ära, sest nad ei oska veel valida, kuhu ja mida teha, nii et sellega on teema, et kuna nad õpiksid nagu ise potil käima ja nagu muud toitu nad ka veel ei söö, ainult sõltuvad emast, et ära anda me veel nagu lähiajal neid ei saa, aga noh, nad kasvavad ju nii ruttu ja öeldakse, et 2-kuuse kassi võib juba põhimõtteliselt ära anda ja et ta saaks juba hakkama, on ju. Aga ma vaatame, kui kaua me neid hoiame, et me, igal juhul kuni selle hetkeni, kui ma näen, et nad on juba piisavalt iseseisvad ja enam ema nii palju ei vaja. Aga armsad on nad igal juhul. Siis näitan ka paari käsitööprojekti, mida ma olen veel see kuu teinud, et mul oli üks, kui ma käisin seal Läti-Leedu tripil, siis sealt Kaltsukast ma sain ühe väga ägeda sellise puuvillase kleidi ja kuna see ülemine osa tundus mulle nagu selline liiga õhuke ja ka võib-olla ka liiga ühevärviline, et ma tahtsin natukene sellele nagu iseloomu lisada selle kleidile, siis mõtlesin, et ideaalne võimalus vähendada oma seda motiivide kogust, mis mul on kõrvale pandud, et kui ma kuskilt Kaltsukast olen saanud selliseid motiividega heegeldatud linikuid, siis ma olen lõiganud need motiivid katki ja kasutanud neid nii märkmikutes kui riietel ümber disainil, et see on nagu nii äge materjal ja siis ma lihtsalt nagu õmblen, et sinna käsitsi kleidi külge lihtsalt kujundan ja vaatan, et mis võiks omavahel sobida. Ja väga äge selline tuunimine jälle, et sa võid neid motiive ju kuhu iganes lisada, et kas mõnele jakile või tagile või seelikule või näiteks tasku peale panna. Et tee seda, kuidas sulle meeldib. Minule meeldib nii, et ma nagu mulle meeldib nagu värvi kanda välja, et ma musti riideid ongi mul kapis nagu minimaalselt, ma nagu ei oskagi musta välja kanda, mul on tunne, et mulle meeldib nagu värviline riietus oluliselt rohkem, et mul on mõneks elujuhtumiks on mõned mustad riided, aga musta kleiti mul isegi ei ole kapis, on üks seelik ja on üks bluus ja mõned püksid, aga kleiti mul veel ei ole, et seda võib-olla ma isegi tulevikus mõtlen selle peale, aga hetkel mulle piisab nendest värvidest, mis mul kapis on. Ja ma panin sinna lihtsalt sellise nagu ajakirja moodi asja vahele, et oleks nagu lihtsam õmmelda, et see ei lähe nagu, ei haaku seda nagu teist poolt ka, et muidu õmbled ja oled juba võib-olla terve motiiv ära õmmelnud ja siis avastad, et üks õmblus on läinud läbi teise poole ja siis pead jälle kõik üles arutama, et see on nagu tüütu. Ja siis sellised imepisikesed motiivid ma panin ka nagu nende nööpide ümber, mis ka minu arust andsid nii ägedat aktsenti, et selle üle mul oli hea meel, et ma need ka leidsin ühe liniku küljest. Et mul ei olegi praegu hetkel pilti valmis kleidist, aga ma olen sellega juba ühel üritusel käinud ja mulle väga meeldis see look nii-öelda. Hästi suvine ja mõnus praeguste soojade ilmadega. Ja siis ma olen teinud ühe tellimustöö märkmiku osas, et suvel ma neid teengi vähem, et rohkem nagu selline talvine teema minu jaoks pole lihtsalt aega. Aga kuna oli ühele üks beebi sündis ja sinna oli vaja kingitust, siis ma tegin ühe sellise natuke tüdrukulikuma albumi, kuhu siis saab teha märkmeid beebi kohta või ükskõik mille kohta, aga lihtsalt natuke selline läbiv teema on siis selline beebilik, et seal on mõned
paberid ja pildid sellised lapsepärased ja nunnukad. Seal on maasikas ripub. Ja siis natukene mõned lehed on kaunistatud, aga üldiselt jäetud vaba voli oma loominguks, mõned taskud tehtud, siis järjehoida tegin. Ja siis enamus ikkagi on märkmiku omaniku enda teha, kuhu ta mida kleebib ja mida kirjutab, aga et mõned illustratsioonid oleksid siis nagu inspiratsiooniks seal märkmikus olemas. Mõned lilled ja kui tahada, võib need alati üle kleepida, et see on tema valik ja mõned pildid on vanadest raamatutest ka, sellised lilleraamatust või printsessi raamatust. Ja sellised, mul oli selline hiirtega üks tapeedijääk, et siis seal ma kasutasin seda ära ja siis erinevad kinkekotid, millest siis sai taskukesi tehtud, kuhu saab siis fotosid panna või mingid dokumente lapsega seoses või siis sellised salataskud on, kus saab panna mingid paberid ja kirjutada võib-olla mingid salamärkmeid ja ühesõnaga selline natukene avastamist ka siia märkmikusse. Natukene kuldset tooni ja tundus, et saaja oli rahul. Ja siia video lõpetuseks ma siis tahaks näidata, et ma otseselt laadal ei käinud öölaadal sellel 1. augustil, kuna siis mul olid muud plaanid. Aga ma käisin sellel eelõhtu peol, et kuna ma aitasin ka seda laata natukene üles sättida, et ma olin selles toimkonnas ka. Ja aitasin natuke neid kaunistusi teha, nii et tunnen, et olen natuke nagu asja sees olnud. Ja see oli väga-väga mõnus ja see õhkkond oli mõnus. Ja need inimesed, kes seda laata korraldavad, on väga sellise suure südamega. Nii et ma loodan, et kui sa ei ole siiani veel käinud, siis järgmine aasta võtad see plaani. Et see on üritus, mis annab sulle elamuse, et see eriti see õhtune aeg siin, et mul on küll need kaadrid siin, mis on filmitud, on päevasel ajal. Aga õhtul on siin jälle hoopis teine elamus ja emotsioon, nii et soovitan kindlasti minna ja kogeda seda omal nahal. Et seal on hästi mõnusad sellised romantilised kaunistused ja kõik on hästi helge ja armas ja särav ja hästi palju tulekesi ja tulukesi ja hästi palju lilli ja hästi palju pitsi ja need meisterdused ja makrameed ja kõik, mis seal on, kõik on nagu väga-väga kaunid ja sellised maagilised ja haldjalikud ja ma ei oskagi kõiki häid sõnu siin välja tuua, aga et see laat ise ka müüjatel on ju ka seal väga konkreetsed nõudmised, kes sinna müügile üldse tulevad, et see kõik kattuks selle stiiliga. Et selle aasta teemaks olid siis linnukesed ja see on siis nagu see lava, kus siis ka kontserdid toimusid ja seal ümber on siis sellised heinapallid ja istumisalused, kus sa saad siis nagu nautida. Kui sa tahad istuda, aga võimalus alati oma tool kaasa võtta või püsti seista või tantsida. Ja need linnukesed olid siis selline läbiv teema, et paljud kaunistused olid seotud sulgedega või linnumotiividega, nagu siin näiteks on sellised laternakesed, kuhu on siis linnud peale, nagu ma ei teagi, kas värvitud või trükitud sabloonidega. Väga ilusad lillekaunistused olid seal. Kuna me olime nagu siis eelõhtul, siis just neid kaunistusi sinna pandi ja saime osaks ka sellest, nii et see oli ka väga-väga ilus. Ja sellel eelõhtul oli ka mitu sellist ägedat töötuba seal, mis olid ka lindudega seotud, eriti lastele. Minagi seal meisterdasin ühe sellise indiaanipärase peaehte, kus oli siis nahast põhi ja selle siis kaunistasin ära ja sinna vahele siis käisid sellised ilusad suled ja see tuli ka väga äge, aga ma nüüd unustasin sellest pilti teha ja siia videosse lisada, aga põhimõtteliselt ma luban, et see oli äge. Ja siis lapsed tegid seal ka papist linnumaske, et see oli ka selline huvitav lähenemine, natuke keeruline ehk oli väikesele lapsele, aga suuremale lapsele väga huvitav. Et siin on näiteks üks selline äge puur tehtud ka nagu kaunistuseks, mis on täis linnupesi ja lilli ja küünlaid. Seal oli ka igasuguseid väga huvitavaid
nii-öelda fototaustu, kus sa oleksid saanud endast pilti teha, et neid võimalusi oli seal metsa vahel piisavalt. Ja neid unenäopüüdjaid oli kõikvõimalikes kohtades. Aga ma loodan, et ma isegi saan, ja fotonäitus oli ka seal, et need, kes osalesid sellel linnuteemalisel fotonäitusel, siis need parimad tööd olid seal ilusti välja toodud ja selliseid vilditud linnukujukesi oli ka väga mitmes kohas. Jälle väga ilusad makramee linnusuled on ju. Et jah, et kui sa nagu ei ole jõudnud sellele laadale või oled kuulnud ja mõelnud, et kas minna või mitte, siis igal juhul käi ära, et see on midagi teistmoodi. Et ma ei tea Eestis teist sellist üritust, mis oleks sarnane. Et sa ei pea sealt ka midagi ostma, sa lihtsalt võid minna seda melu sinna tundma, et see on nagu väga-väga maagiline. See koht on juba ilus, see mustikamets, mis seal on, et ka seal, kui me seda laata üles aitasime sättida, siis käsi kogu aeg tahtis nagu vägisi minna sinna puhma poole, kus need ilusad sinised marjad olid ja meil kõigil olid pärast, lapsed olid mul kaasas, need kõigil olid pärast suud sinised ja näpud sinised, et saime ka oma toitu seal. Ja siis olid sellised vägevad puidust pingid ka seal, et neid sai seal ka laadal siis nii-öelda osta või tellida. Aga selline see video seekord sai, et ma loodan, et nüüd järgmine kord juba kohtume kiiremini ja et mul on nüüd ka rohkem aega sellega tegelemiseks ja loodan, et ka sinu suvi jätkub veel täies hoos ning kohtumiseni!